Räägime nüüd natukene nendest operatsioonidest, et see teine osa sisaldas väga palju operatsioone ja esimene nendest siis tagumikust võeti rasva ja kus see peppurasv siis pandi? Siia põskedesse. Kuidas, kui palju sellest alguses räägiti ja mis mõte alguses nagu pähe tuli, et peppurasv pannakse põskedesse? No, kui mul oleks öeldud, et Elina oma pannakse, ma ei oleks tahtnud, aga et oma, siis ma ja leppisin sellega. Mis see Elina peppurasval siis viga on? ei tea, ikkagi võõras. Või kelle tahas rasva, no ei tahaks ikka. Millest, kuidas see nagu mõjub, et kui see on midagi võõrkeha minus, et see on ikka kõik oma, et ise kasvatasid endale selle, peab õiga omale jätma. Kallis kraam ja. Ei ratsi ära kanda, jah? Kas te tahate endale saada meest ja milline tema peab olema? Oi, ma arvan, et mees peaks olema, kes armastaks lapsi ja kes mind õnnelikuks teeks. Rohkem nõudmisi pole. Meil siin ühel muutul olid väga tugevad nõudmised, et kuidas teil nendega on? Ma ei tea, see on nii raske, et ma võin ju öelda, et mulle meeldib, et ka treenitud ja sellised mehed, aga kui võib-olla tuleb mees, kes on 100 kilo ja võidab mu südame, et mehel peab ikka aju olema, et kui mul on ilu, siis mehel olgu aju. Mis sõbranna sellest arvab? Kas temal on siis rohkem ilu või aju? Ei ole tegelikult, ta väga tark naine, aga ta oskab seda väljendada niivõrd hästi, et ma leian, et meestel võib-olla meeldib isegi selline suhtumine. Ma ei ole kõike tema kavaleeri elu jooksul näinud, sest me oleme ka elanud erinevates riikides erinevatel aegadel, aga tal on väga hea maitse meeste suhtes. Ja see maitse ei peitu ainult sugugi mitte välimuses, vaid see maitse peitub ka just austuses naiste suhtes, lugupidamises, nendega käitumisoskuses. Et Tiia on täpselt selline naine, kes ei hinda ainult sellist meest, kes tuleb oma ilusa välimusega ja lööb rahakoti lauale, vaid seal peab ikka olema natukene rohkem. Et Tiiat võluda on väga raske üldiselt. Aga mida suvi toob? Palju ilusaid mehi. Rand. Kust neid ilusaid mehi otsima lähed? Ma teen nalja. Rannast, ise on kohe näha. Ei ole seda üllatusmuna efekti, et aga siis näeb kohe rannas on ju kõige parem mees endale võtta, eks ole. Ei, ma teen nalja. Suvi, ei ole plaane ei ole ja ma elan üks päev kogu aeg korraga, see on põnev. See üllatusmuna efekt mind nagu natuke tahaks teada, milles see üllatusmuna efekt täpsemalt seiseb siis? Kui ma veel noor ja ilus olin, nüüd mul on ilus ainult, et siis oli ju ka ikka nii, et vaatad, oi kui ilus ülikonnas mees ja siis pärast, kui ta ikka hakkas kogu aeg, et palav ülikonna võttis selle ära, siis olid kitsad oled ja suur kõht ja siis kogu aeg, kui ta rohkem need riided ära võttis, siis kogu aeg rohkem oli laiali valgumas. et oskas hästi ära peita, et siis on ju hea nagu paljud mehed kutsuvad sauna naisi. Siis on ka hea näha kohe, et aga äkki nad tahavad hoopis katsetada ära, ma olen kuulnud sellist legendi, et kes ikka saunas suudab seksida, see on ikka kõva naine. Selle seksiga pole kunagi probleemi olnud, mul on nagu võhm on, et ma olen trenni teinud, et pigem on nüüd, et selipaadis on kaua oldud, et see on nagu probleem.